Recording in progress. Tere kaunist päeva kõigile, täna on käes juba märtsikuu. Väljas sadas hetk tagasi sellist laia lund, aga kevade hõngu on õhus. Ja kaunist nädalat kõigile. Mul oli täna see tunne, et ma tahtsin nagu need lillekesed panna siia ilusasti nähtavale, et sellistest väikestest asjadest rõõmu tunda. Jätkame lugemist. Meil on käsil doktor Paul Claytoni raamat ravitoitumisest ja me eelmine kord jõudsime sellise olulise küsimuseni, et kas krooniline põletik on välditav. Ajalugu ütleb jah. Meie tänapäevase eluviisi tõttu on vältimatu see, et krooniline põletik puudutab peaaegu kõiki täiskasvanuid ja järjest suuremat ja suuremat arvu lapsi ja teismelisi ka. Aga seda oleks võimalik kergesti vältida. Meditsiinilised andmed näitavad, et krooniline põletik on väga haruldane piirkondades, kus inimesed järgivad veel traditsioonilisi eluviise. Neid piirkondi nimetatakse sinisteks tsoonideks. Näiteks on see Campo di Melle piirkond Itaalias, Kreekas Atosemäe kloostrid, Kuna saared, need on kõik sinised tsoonid. Need on nagu omamoodi saarekesed ruumis, aga kõige tuntum sinine tsoon on saar nagu ajalises mõttes. See on sinine tsoon, kus valitseb siiamaani viktoriaanlik eluviis. Kui me läheme tagasi 19. sajandi viktoriaanlikule Inglismaale, siis me näeme, et kroonilist madalpõletikku peaaegu ei eksisteerinud. Südamehaigused ja vähk on täna meie maailma valitsevateks suurteks terviseprobleemideks. Aga Inglise Victoria ajastu oli suhteliselt vaba nendest tervisehädadest. Ulatuslikud andmed, mida on kajastatud, näitavad, et Victoria ajastu Inglismaal oli inimese võimalus vanaks elada ja terve olla parem kui meie ajal. Isegi arvestades seda, et neil ei olnud kasutada meie tänapäevast kaasaegset diagnostikat, kirurgiat või ravimeid, mis nii palju meie heaks täna ära teevad. Tuleb tunnistada, et Victoria ajastu Inglismaal kindlasti täiesti kriitilised olid esimesed aastad pärast sündi. Need olid täis erinevaid ohtusid ja nakkushaigusi, aga nende laste puhul, kes jõudsid oma 5. eluaastani, võis ennustada, et nende eluiga on üsna sarnane sellele, mida me ootame tänapäeva inimeste puhul. Ja üldiselt ei surnud Victoria ajastu inimesed erinevate degeneratiivsete haiguste kätte, vaid pigem naised surid lapsi sünnitades. Väga palju oli õnnetusjuhtumeid, traumasid, tulekahjusid ja nakkushaigusi, mis olid tingitud ka sellest, et elamistingimused olid kehvad, inimesed elasid pead-jalad koos ja tarvitasid ka puhastamata või siis ütleme ebapuhast vett. Mõned Victoria ajastu inglased küll loomulikult haigestusid või neil kujunes välja ka südamehaigusi või vähki, aga need numbrid, kui palju neid haigusi esines, olid väga madalad. Need numbrid olid umbes 90% väiksemad kui täna. Ja kui me võtame arvesse, et see populatsioon, mille puhul ma neid numbreid esile toon, elas umbes sama kaua, kui meie täna elame, siis on see oluline numbriline erinevus. Enamus inglastest nautisid suhtelist vabadust erinevatest degeneratiivsetest haigustest ja elasid üsna tervena
kauem, kui meie täna elame. Mis võib selle taga olla? Üks asi on kindlasti toitumine. Me teame, et nad sõid sööki, millest sisaldus palju oomega-3 rasvhappeid, polüfenoole ja beta-glükaane, mis on naturaalsed põletikuvastased ühendid, mis kaitsevad meid kroonilise põletiku eest. Samal ajal me teame seda, et Inglismaa sajanditagune dieet oli ka üsna puhas erinevatest põletikku tekitavatest ainetest, mida me tänapäeva ülitöödeldud ja ületöödeldud toitudes leiame. Andmed selle kohta on leitavad erinevatest teadusuuringutest, mida olen ka mina ise ühe silmapaistva ajaloolase Dr. Judith Rowbothamiga koos avaldanud Inglismaal Kuningliku Arstiteaduse Seltsi ajakirjas ja samuti ka rahvusvahelises keskkonnatervise ja rahvatervise ajakirjas. Et keda huvitab, ma võin need ajakirjade nimed pärast inglise keeles ka öelda. Meil õnnestus andmete põhjal näidata, et vastupidiselt üldlevinud arvamusele ei ole kaasaegne meditsiin meie elu oluliselt tervislikumaks ja pikaealisemaks muutnud. Kui me võrdlesime tänaseid andmeid ja Victoria ajastu Inglismaa andmeid, siis tuli välja, et mingites gruppides on oodatav eluiga võrreldes hilise 19. sajandi elueaga isegi langenud ja meie oodatav tervena elatud aastate arv on isegi rohkem langenud. Peamised teadmised, mida me sellest uuringust saime. Inglismaa Victoria ajastu perioodi analüüs näitas, et meeste puhul 5-aastasena vaadatud tervena elatav aastate arv või ennustatav tervena elatav aastate arv oli umbes 3 aastat suurem number, kui on tänapäeva meestel. Kui me võrdleme kõik muud muutujad võrdsustame ära, et nii sotsiaalmajandusliku grupi kui muud näitajad. Ja kui me vaatame degeneratiivsete haiguste esinemist, siis selles grupis oli see 10 korda väiksem kui kaasajal. Naiste puhul olid näitajad natuke paremad, et tänapäeva naiste eluiga on umbes 3 aastat parem kui Victoria ajastu Inglismaal, aga seda saabki seostada siis rasestumisvastaste vahendite ja günekoloogia kui nagu sellise arstiabi paranemisega. Me teame seda ka, et inimestel oli tänasega võrreldes ikkagi väiksem ligipääs alkoholile ja tubakale. Nende sajanditaguste Inglismaa inimeste füüsiline aktiivsus ja ka toidu ja kalorite vajadus oli umbes 2 korda suurem kui meie oma täna. Ja kuna nad sõid oluliselt rohkem puuvilju, täistera, kala ja köögivilju, siis said nad ka umbes 10 korda tänasel ajal normaalseks peetavast rohkem mikro- ja fütotoitaineid. Nende toitumine pakkus neile väga suurt hulka põletikuvastaseid ühendeid, mis ilmselgelt ka toetasid siis degeneratiivsete haiguste vähest esinemist. Ja sellest me võime juhinduda, kui püüame tänapäeval uuesti luua endale toitumist ja tervisemudelit, mis aitaks meil tervemana elada. Kui me räägime Victoria ajastust, siis seda me määratleme aastatega 1850 kuni 1870, see on see selline kesk Victoria ajastu.
aga toitumise mõttes me peame silmas aastaid kuni 1895, ehk siis uuringus oli 45 aastat. Et selle 45 aasta jooksul kasvas üles põlvkond, kes oli kõige paremas terviseseisundis üldse. Kuigi Briti elanikkond oli suuresti kasvanud, elanike arv oli suuresti kasvanud ja toimus ka aktiivne linnastumine, siis ei olnud toimunud veel olulist pööret rahva tervise eest hoolitsemises ja enamus Briti linnadest olid märkimisväärselt ebatervislikud. Kuid ometi hoolimata sellest ja vastupidiselt ajaloolistele teadmistele või traditsioonidele leidsime me ulatuslikku ajaloolist materjali uurides, et britid ja kogu see impeerium erinevates siis asukohtades oli, et Briti impeeriumi töölised, sõjaväelased ja meremehed olid suuresti palju tervemad, paremas vormis ja tugevamad kui meie täna. Nad olid peaaegu täiesti vabad erinevatest tervist hävitavatest haigustest ja degeneratiivsetest haigustest ja ehkki üldiselt arvatakse, et nad pääsesid haigustest sellepärast, et nad surid noorena, siis meie andmete järgi see ei ole päris tõsi. Et ta ilmneb statistikast, et nad elasid üsna võrreldavalt meiega või isegi kauem kui meie praegu 21. sajandil. Need uuringud on märkimisväärsed, sest sellest lühikesest hea tervise ajastust näeme me, et rahvatervise muudatused ja 20. sajandi suured meditsiinilised arengud kirurgias, nakkushaiguste tõrjes ja ravimitööstuses ei ole olnud kõige olulisemad tervise määramisel. Ja me saime oma uuringust ka seda kinnitust, et üldine arvamus või üldine selline harjumuspärane vaade Victoria ajale on olnud ka veidi vildakas, sest me oleme alati arvanud, et vanasti elasid inimesed väga kehva tervise juures, aga seda need konkreetsed andmed ei kinnita. Meie andmed näitavad, et Victoria ajastu, just see keskmine periood 1850 kuni 1895 oli enamasti hea ja ennekõike just nimelt hea tervis inimestel tulenes nende aktiivsest elustiilist ja heast toitumisest. Et kui me räägime toidu ja toitumise mõttes, siis see aeg oli omamoodi saareke ajaloos. Ja selle saarekese lõid ja samas ka nagu piirasid seda saarekese algust ja lõppu majanduslikud ja poliitilised jõud. Aga nüüd, kui me saame paremini aru meie keha toimimisest, toitumisest, põletikust ja teguritest, mis seda mõjutavad, on meil võimalik taas luua iseenda elus hea tervise saareke. Vaatame lähemalt siis põletikku tekitavaid ja põletiku vastaseid toitumistegureid. Kroonilist põletikku ei ole mitte kunagi olnud maailmas nii palju kui täna. See tuleneb sellest, et me mitte ainult ei tarvita liiga vähe põletikku maandavaid oomega-3-sid, polüfenoole ja beta-glükaane kui meie esivanemad, aga ka sellepärast on meie tervis kehvem ja põletiku tasemed kõrgemad, sest me puutume kokku palju rohkemate põletikku tekitavate aineühenditega oma toidus ja elustiilis. See suurem kokkupuude
tuleneb kaasaegsest toidu töötlemise viisist ja toidu valmistamise meetoditest. Ja mõnede inimeste jaoks tekitavad kehas põletikku ka tubakas, alkohol ja keskkonnamürgid. Ja paljude meie jaoks meist mõjutavad põletiku taset ka madal füüsiline aktiivsus ja stress. Ja kuna nii paljud meie hulgast kannatavad kroonilise madalpõletiku all, siis pole ime, et aegamööda kuhjuvad koekahjustused tekitavad lõpuks paljudele meist ka terviseprobleeme. Ja on ilmselge, kuidas need probleemid läbi aja, kui me vananeme, aina kasvavad. Aga nagu me vaatasime, siis on selle puhul vähe tegemist vananemisega sõna otseses mõttes, sest kui me sööksime igapäevaselt põletiku vastast toitu, siis paljud meie nii-öelda normaalse vananemise sümptomid hakkaksid kaduma või ilmneksid palju hiljem. Selleks, et vähendada kroonilist põletikku ja parandada oma oodatavai tervena elatavaid eluaastaid, on kõige olulisem, et me võtaksime oma igapäevasesse harjumusse siis sarnased põhimõtted, nagu olid Victoria ajastu Inglismaal või nagu on tänapäeval leitud sinise tsooni elanikel. Ja kui me neid kahte võrdleme, siis on need üllatavalt sarnased põhimõtted. Andmed näitavad, et kui seda teha, siis on võimalik oma keha põletiku taset kiiresti ja efektiivselt vähendada. Ehk siis, kui me soovime olla terved ja aeglustada vananemist, on põhimõte lihtne ja universaalne. See tähendab seda, et meil tuleb hakata toituma nii, et meie keha põletiku tase väheneks ja selleks tarvitada rohkem põletiku vastaseid toitaineid ja vältida ja vähendada põletikku tekitavaid tegureid, mida me tänaseks juba teame. Ja järgmised peatükid näitavadki, kuidas seda saavutada. Peatükk 4. 5 põhitegurit põletiku tekkimise juures. Seni me rääkisime kroonilisest põletikust ja kirjeldasime seda, kui ebaõnnestunud või viltu läinud akuutset põletiku vastust kehas. Kuid me teame, et kõige tavalisemad kroonilise põletiku tekitajad tänapäeval on 5 elustiiliga seotud faktorit. Esimene, oomega 3 ja oomega 6 rasvhapete tasakaalutus kehas. Toitumisteadlased nimetavad oomega 6 ja oomega 3 rasvhappeid asendamatuteks rasvhapeteks. Sellepärast, et meie keha vajab neid ja ei ole võimeline neid ise tootma. Inimkehas on neid rasvhappeid vaja mitmete erinevate funktsioonide jaoks. Alustades tervete rakkude ehitamisest, lõpetades südametervise ja ajutervise toetamisega. Aga nagu öeldud, meie enda keha ei ole võimeline neid rasvhappeid tootma ning seega on kriitiliselt tähtis, et me need elutähtsad rasvhapped saaksime kätte toidust, mida me sööme. Oomega 6 rasvhapped toodavad lagunemisel kehas enamasti aineid, mis on põletikku tekitavad. Ja oomega 3 rasvhapped lagunevad kehas nõnda, et tekivad ained, mis on tugevalt põletikku leevendavad. Sellepärast ongi oomega 6 ja oomega 3 omavaheline tasakaal meie toitumises kriitilise tähtsusega ja määrab ära, kas meie keha sisene keskkond on pigem põletikku tekitav või põletikku leevendav.
andmed näitavad, et praegusel ajal, kogu teadaoleva kirja pandud ajaloo jooksul on tasakaal paigast ära. Varasemalt on meie toitumises, kui rääkida inimestest üldiselt, oomega-6 ja oomega-3 rasvhapped olnud peaaegu võrdses osas. Aga alates umbes 1900 aastatest hakkas oomega-6 osakaal toitumises kasvama ja oomega-3 osakaal toitumises langema. Oomega-6 ja 3 omavaheline suhe Euroopas on paigast ära läinud. Kui ta algusaegadel oli 1:1 ehk võrdne, siis tänapäeval me teame, et keskmiselt on Euroopas see suhe 15:1 ehk oomega-6 on toidus umbes 15 korda rohkem kui oomega-3. Ja Ameerikas on tänapäeval teada, et see tasakaal on langenud umbes 25:1 ehk siis oomega-6 on umbes 25 korda toidus rohkem kui oomega-3. Ja see paistab väga hästi välja ka selles, et ameeriklastel on palju rohkem Euroopaga võrreldes ka kroonilisi põletikulisi haigusi. Ja ühtlasi on see ka kooskõlas selle teadmisega, miks USA kodanikud, kes moodustuvad vaid 5% maailma rahvastiku arvust, tarvitavad 54% maailma ravimitest, 80% retseptiga välja kirjutatavatest valuvaigistitest ja kirjeldamatu osakaaluga antidepressantidest, mida maailmas välja kirjutatakse. Kui me nüüd räägime edasi oomega-3-st, siis kõige olulisemad oomega-3 rasvhapped on alfa-linoleenhappe ehk ALA, eikosapentaeenhappe ehk EPA ja dokosaheksaeenhappe ehk DHA. Oomega-3 rasvhapete esmane allikas toidus on alfa-linoleenhape, aga see ei ole meie keha jaoks nii kasulik, kuna meie võime muundada alfa-linoleenhappe keha jaoks tähtsateks EPA-ks ja DHA-ks on väga piiratud, kui me tarvitame palju oomega-6. Seega on meil oluline tarvitada rohkem otse EPA-t ja DHA-d, mida me leiame ennekõike rasvases kalas. Ja rasvane kala ka ise ei tooda oomega-3, vaid nemad omakorda saavad selle merevetikatest, mis kasvavad külmade merede põhjas. Ehk siis see on selline toitumisahel, et vetikates sisalduvad oomega-3 rasvhapped jõuavad läbi kalade meieni. Oomega-6 saame me peamiselt linoolhappe ehk LA kujul erinevatest taimsetest rasvadest, nagu maisiõli, sojaõli, päevalilleõli, rapsiõli. Samamoodi me saame oomega-6 ka pähklitest ja seemnetest. Need rasvad ja õlid on üldiselt üsna odavad, mis on ka see põhjus, miks neid kasutatakse nii suurel hulgal toiduainetööstuses ja toitude töötlemiseks. Aga läbi selle muutub halvemaks, läbi nende rasvade kasutamise muutub halvemaks oomega-6 ja oomega-3 suhe meie toitumises. See tasakaal läheb nii paigast ära, et võimegi süüdistava pilguga vaadata toidutöötlejate poole, sest nemad on kindlasti üks põhjus, miks meie tänapäeva rahvatervis on paigast ära ja korrast ära. Kui me tahame seda pilti veel mustemaks maalida, siis edasi vaadates, kui me võtame vaatluse alla selle, kuidas toodetakse liha, siis söögiks kasvatatavaid loomi toidetakse valdavalt soja ja maisi
baasil tehtud toitudega. Ja selle tulemusena enamus veiseid, sigu ja samuti kanakasvandustes kasvatatud kanu on täis linoolhapet ehk oomega-6 ja samuti selle põletikku tekitavat metaboliiti arahidoonhapet. Seega piim, liha ja muna, mida me suurtööstustest saame, on enamasti oomega-6 ja oomega-3 rasvhappe suhtes tasakaalust väljas. Vabapidamisel olnud loomad on paremini tasakaalus rasvhapete suhtelt. Aga täna teadaolevalt on ainult lambad need, keda vabapidamisel valdavalt kasvatatakse. Et teisi lihaliike tuleb tikutulega otsida. Ja samamoodi me teame, et vabapidamisel kanad munevad mune, mis on parema oomega-3 sisaldusega ja samamoodi vabapidamise kanade liha on parema oomega-3 sisaldusega kui puurikanade oma. Teine põhjus, mis põletikku tekitab, on see, et me ei söö piisavalt köögivilju ja puuvilju. Puuviljad ja köögiviljad on äärmiselt olulised meie menüüs, sest nad sisaldavad muude koostisosade kõrval polüfenoole. Polüfenoolidel on võimas põletikuvastane mõju meie kehale. Polüfenoolid blokeerivad ensüümid, mis põletikku käivitavad ja käimas hoiavad. Nende hulgas on COX-1 ja COX-2 ensüümid, ehk siis samad ensüümid, mida paljud põletikuvastased ravimid ründavad. Samuti blokeerivad polüfenoolid ära sellised põletikku tekitavad ensüümid, mida nimetatakse LiPOX5 ja LiPOX8. Ja kolmas, isegi võib-olla kõige kriitilisema tähtsusega teadmine on see, et polüfenoolid blokeerivad ära kolmanda grupi põletikku tekitavaid ja äärmiselt kahjulikke ensüüme, mida me kutsume maatriksimetallопроteaasideks ehk MMP-deks. Ehk siis 3 erinevat blokeerimissüsteemi on need, mida tekitavad siis polüfenoolid meie kehas. Ja kokku loob see sellise kaitsva mõju, mis on isegi võimsam kui teadaolevatel ravimitel. Ja eriti tähtis sealjuures on see, et blokeeritud on need samad maatriksimetallопроteaasid ehk MMP-d, mis otseselt on seotud koekahjustustega, mis, nagu me teame, kroonilise põletiku püsimise puhul tekitavad ajapikku siis ka degeneratiivseid haigusi. Kui ma enne rääkisin Victoria ajastu Inglismaalt, siis me teame, et tollel ajal sõid inimesed umbes 9-10 portsu puu- ja köögivilju päevas. Nad olid väga hea isuga, sest nad tegid väga palju füüsilist tööd. Puu- ja köögiviljad, mida söödi, olid mahedad, ehk siis neid ju kasvatatigi lihtsalt nii, kasvasid nagu nad kasvasid. Ja need olid nii-öelda pärandsordid. Ehk siis tänaste sortidega võrreldes olid nad palju toitaine tihedamad. Ja me teame, et vähemalt 3 korda rohkem võis seal sisalduda ka polüfenoole võrreldes tänapäevaste palju magusamate puu- ja köögiviljadega, mida me sööma oleme harjunud. Meie seevastu tarvitame keskmiselt umbes 3 portsjonit puu- ja köögivilju päevas. Matemaatika, kui me siit arvutama hakkame, on väga lihtne. Me oleme vähendanud puu- ja köögiviljade hulka oma igapäevases toidus umbes 2/3 võrra.
Ja samas me teame ka seda, et polüfenoolide tase nendes puu- ja köögiviljades, mida me täna sööme, on sajanditagusega võrreldes samuti langenud umbes 2/3. Ehk siit arvutusest nähtub, et meie tänapäevane harjumuspärane või reeglipärane polüfenoolide hulk võrreldes ajaloolisega on langenud umbes 90%. Seega, kui palju puu- ja köögivilju peaksime me siis sööma selleks, et meie tervis oleks parem? Vastus sõltub sellest, kellega sa räägid. Vastavalt ühele uuringule peaksime me kõik seadma endale sihiks vähemalt 7 portsu puu- ja köögivilju päevas. Selle uuringu viisid läbi Londoni kuningliku ülikooli teadlased ja nad analüüsisid umbes rohkem kui 65 000 täiskasvanut, kes olid 35-aastased või vanemad ja osalesid üle inglismaalises terviseuuringus. Uurijad võtsid vaatluse alla siis vastajate käekäigu keskmiselt 7,7 aasta järel pärast siis küsitlusele vastamist. Ja selle uuringu juures tuli välja, et inimesed, kes sõid 7 või rohkem portsu puu- ja köögivilju päevas, surid 33% väiksema tõenäosusega. Neil oli 25% väiksem risk haigestuda vähki ja 31% väiksem risk surra südame-veresoonkonna haiguse kätte, võrreldes inimestega, kes sõid vähem kui 1 portsu köögi- ja puuvilju päevas. Portsjoni suuruseks loetakse siis 80 grammi. Ehk siis 80 grammi puu- ja köögivilju päevas. Ameerika Vähiuuringute Instituut läks sellest uuringust veelgi edasi ja soovitab isegi 9 portsjonit puu- ja köögivilju päevas tarvitada, selleks, et vähendada vähiohtu. Kui me vaatame Victoria ajastu Inglismaa andmeid, siis nende nii-öelda pärandsortide puhul oleks need kogused kindlasti piisavad. Aga kui me sööme kaasaegseid köögivilju, siis tõenäosus on see, et 9 portsu köögivilju ja puuvilju annavad meile ainult 1/3 polüfenoole, mida Victoria ajastu inglased olid harjunud tarvitama. Kokkuvõte. Kriitiliselt olulised põletikuvastased polüfenoolid ei sisaldu meie toidus tänapäeval piisavas koguses. Kui me selle teadmise paneme kokku teadmisega, et meie oomega 6 ja 3 suhe toitumises on paigast ära ja ka meie kehas on ära, siis loob see kahjuks eeldused meie keha põletikuliseks muutumisele. Ja kui me lisame juurde veel põletikku tekitavaid faktoreid, nagu näiteks suitsetamine või siis põletikku tekitavad koostisosad toitudes, mida me tarvitame, siis on üsna suur tõenäosus, et põletiku koormus meie kehale kasvab, põletikulised protsessid käima lähevad, krooniline põletik tekkida võib ja vananemine kiireneb. Ja vastupidiselt, kui meie toitumine sisaldab piisavalt oomega 3, et oomega 6 ja 3 taas tasakaalu saada ja luua ja toota vajalikke põletikuvastaseid hormoone kehas, kui meie toitumises on piisavalt polüfenoole, et blokeerida põletikku tekitavad ensüümid ja kui meie toitumises on ka piisavalt beta-glükaane, et hoida oma immuunsüsteemi tervena, siis me vähendame kroonilist põletikku kehas ja meie keha loomulikud tervendavad protsessid saavad uuesti toimima hakata. Aga küsimus ei ole ainult selles, mida me sööme. Sama tähtis on ka see, kuidas me oma toitu valmistame ja seda me vaatamegi järgmises peatükis, sest toidu valmistamise võtete õige valikuga
on meil võimalik oluliselt vähendada erinevate põletikku tekitavate tegurite esinemist oma elus. Meie aeg hakkab läbi saama, nii et me lõpetame leheküljel 30, punkt 3, kuidas valmistada toitu nii, et see põletikku ei tekita. Panen salvestamise kinni, kohtume järgmisel nädalal.